meditatsiooni võib erinevat moodi lahti seletada, erinevaid stiile, erinevaid meetode, erinevaid koolkondi. Aga üks huvitav seletus on see, et meditatsioon on, et sa nagu justkui sellest välisest mitmekesisusest lähed, ma ei tea, seal mediteerid näiteks jumalustele, altari või mingile, ma ei teaks, tänu aspektile, et aitäh Jumal, et näed, et sa oled mulle, näed kõike, või siis või andeks palumise aspekt, eks ju. Mediteerid, ma ei tea, universumi vormile või erinevate viratruupa öeldakse, eks ju, kuidas see loodus kõik või erinevad meditatsioonid, aga ta on ikkagi niimoodi, et meditatsioon tähendab kontsentratsiooni. Ja kontsentratsioon justkui paistaks, et lähed sellest mitmekesisuselt mingi ühe asja peale, aga tegelikult tänu sellele, et sa ühe asjale maha rahustad oma mõistuse ja närvisüsteemi, siis tuleb rahu ja siis sa hakkad nägema tegelikult õiget pilti, sest põhipilt on see, kuidas me maailma vaatame, oleme nagu jahimehed, eks me tahame ekspluateerida, et kõik läheks meie järgi. Aga siis sa hakkad teist reaalsust nägema meditatsioonist, selline nagu ta on. Eks ju, hoolimata sinust meeldib või meeldi, saad aru, ei saa aru. Võt selline üks huvitav siis selline lahti seletus meditatsioonist. Et pärast, kui sa siis seda meditatsiooni näed, seda üldpilti ja ennast ka lahutamatu osakesena, aga mitte kui ekspluateerijana, siis tegelikult sa saad kogeda nagu seda, mis see tervikpilt pakub, seda absoluutset õnne ja armastust. Ja sa osaled alandlikult ja tänulikult automaatselt, kuna sa saad aru, et sa ei olegi maailmanaba, sa oled seda väike osak, kellele võimaldatakse. Ja sealt meditatsiooni pointe on miljard, veel juurde, eks ju, miljard momenti. Üks moment on see, et loomulikult see meditatsiooni lõplik eesmärk on see, et sa teadvustaks reaalsust, kes sa oled, mis on su suhe Jumalaga ja aru saada, et kuhugi ei ole vaja enam kiirustada. Kui on ajafaktor, siis on hirm, eks ju. Jõuan, ei jõua, saavutan, ei saavuta, äkki ei panda mind tähele, kus sa oled Jumal, eks ju. Aga kui sa teadvustad seda reaalsust läbi meditatsiooni, läbi palve, õiget reaalsust, siis kaob hirm ära, eks ju. Ja siis sa saad aru, et siin ja praegu ja kohe kõik on, eks ju. Siis sa oled nagu kartmatu armastaja. Et ei ole pull värk, eks ju. Et mediteerid justkui kellegi millegi peale, Jumala aspektide peale, Jumala erinevate kehastuste peale näiteks. Aga siis lõpuks sa saad aru, et et kõik on siin ja praegu ja kuhugi ei ole vaja kiirustada. See materiaalne maailma karussel käib ikka oma keha vananeb ja keegi tuleb, annab jalaga, keegi teeb pai, eks ju, surm. Kõik need asjad, see nagu jätkab see rong siin selles dimensioonis, aga see hing meditatsioonis leiab siis kartmatuses hirmuvaba sellise armastuse seisundi ja normaalse ühenduse ja siis see teadvuses, see on 100% katkematu selline armastuse vool, et mis selle kõikide värgi eesmärk on, eks õndsus, armastus, eks armastada kõike siin ja praegu koha ja rakendada kõik, mis sul on, lahutamatu osakesena kõige kõrgema ja teiste teenimisse.